Tere! Andmekaitse ABC koolitussarja 6. videos räägime andmekaitsespetsialistist. Arutame Meritiga Tallinna linnast ja Liisaga Andmekaitse Inspektsioonist andmekaitsespetsialisti rolli tähtsusest ja tema ülesannetest. Merit, ma tean, et sa oled olnud juba päris mitu aastat andmekaitsespetsialisti ja lausa andmekaitsejuhi ülesannete rollis. Tahad sa täpsemalt rääkida, milleks on ühel asutusel ja ka ettevõttel vaja andmekaitsespetsialisti? Avaliku sektori asutusega on lihtne vastus. Isikuandmete kaitse üldmäärus nõuab ja turaleks seedleks, nagu ütlesid vanad roomlased, lolli seadust peab ka täitma ja peab selle ressursi lihtsalt selle koha peale raiskama. Aga tegelikult, kui see rolli olemust natuke asutuse vaates lahti mõtestada, siis tegelikult iga teenistuja avalikus sektoris töötleb igapäevaselt isikuandmeid ja loob avalikku teavet kõigega, mis ta tööülesannete täitmisel teeb. Ja ma usun, et kui see andmekaitse spetsialisti või andmekaitseüksuse roll on asutuses olemas, see aitab seda igapäeva hügieeni lihtsalt paremini tagada. Ja võib-olla tasub meeles pidada ka seda, et tegelikult on hästi kaitstud andmed üsna oluline komponent asutuse usaldusväärsuse juures ja asutuse maine juures. Ja kui oskusteave ja kompetents on majas olemas, siis tõenäoliselt aitab seda mainet usaldusväärsust paremini tagada. Aga rääkides nüüd täpsemalt andmekaitse spetsialisti rollist asutuses, ettevõttes, kus ta siis paiknema peab? Tegelikult ei olegi oluline, kus ta paiknema peab, sest ma olen ise paiknenud nii otse tippjuhi alluvuses, mis tagas mul väga hea võimaluse oma tööd teha, aga praegusel hetkel ma paiknen ühes allüksuses ja tegelikult mul on sama head võimalused oma tööd teha ja ka juhtkonda kaasata, sellepärast et meil on loodud andmekaitse infoturbe komisjon ja nii andmekaitse kui infoturbe teemadega me saame sealt komisjoni kaudu siis ka juhtkonda teavitada regulaarselt ja kui on kiired asjad, siis saab otse juhi juurde, et see uks on alati lahti. Miks on oluline, et andmekaitsespetsialist oleks oma töös sõltumatu? Võib-olla sellepärast, et tegelikult ma küsiks vastu, mida Andmekaitse Inspektsioon sõltumatusel silmas peab? Või kuidas Andmekaitse Inspektsioon seda sõltumatust ise sisustab? No selles mõttes, et ma arvan, et sellest sõltumatust rääkides on ju oluline, et ilmselgelt, kui me räägime ettevõtte asutuse juhist, siis tema vaatepunktis on alati teatud määral näiteks raha lugemine. Ja kui sa pead tegema mingid otsuseid, kus sa pead valima, kas see kulutus läheb suuremaks või väiksemaks, vastavalt siis, et andmed näiteks turbemeetmed nõuavad rohkem kulutusi või mitte, et siis ilmselgelt seal on teatud kallutatus juba sisse kirjutatud. Nii et ma eeldan, et siis andmekaitsespetsialist on see vahemees, kes julgeb öelda, et ei, teeme teistmoodi. Peabki julgema sellepärast, et tegelikult andmekaitsespetsialisti asi on anda kompetentset nõu, mis kaitseb siis kõige paremini küll isikuandmeid, aga tihtipeale see nõu on ka selline kompromiss soovitava eesmärgiga, sest et tihtipeale püstitatakse suured eesmärgid ja asutakse neid agarasti täitma ja protsessi ei ole andmekaitse kaasatud ja pärast tuleb välja, et selle protsessi peab tagasi keerama ja teisiti tehes on see tulemus ikkagi saavutatav, aga kui andmekaitse oleks selle alguses juures olnud, oleks väga palju aega ja ressurssi jäänud raiskamata. Sest et midagi ei jää tegemata enamasti, aga tuleb teha lihtsalt teisiti. Merit, millist dokumentatsiooni peab andmekaitsespetsialist koostama? Andmekaitsespetsialist ei pea kõike ise koostama, et väga paljudel juhtudel ikkagi andmekaitsespetsialist saab ainult nõustada. Näiteks jällegi otse üldmääruse sõnastuses, mõjuhinnangute puhul andmekaitsespetsialist annab nõu. Ja mõjuhinnangutele eelnevad tegelikult tihtipeale ka eelhinnangud, mille tulemusel tuleks jõuda sellele tulemusele, et kas üldse mõjuhinnangut on vaja. Et see on ka tegelikult ju koostöö ikkagi, sest et andmekaitsespetsialist ei saa ütelda seda, et
sa pead või ei pea tegema mõjuhinnangut, kui teenuse omanik ei anna mitte mingisugust infot, isegi ütle, kui palju on isikuandmeid või kui paljude inimeste andmete töötlemissüsteem puudutab, sel juhul see mõjuhinnang on ju mõttetu. Et sellised asjad peavadki koostöös käima. Siis andmetöötluse ülevaade on asi, mis tuleb koostada. Ma ei tea, on asutusi, kes teevad seda Excelis, aga meil on päris hea selline infotehnoloogiline lahendus selle jaoks. Ja see on ka kasulik asi, sellepärast, et võib-olla et erasektoris isegi rohkem. Andmed on ju tegelikult ettevõtte vara ja samamoodi võiks olla arvel ja võiks olla ülevaade sellest, millised varad ettevõttel on, nagu on, ma ei tea, arvutitest, toolidest ja laudadest ju inventuuri käigus tehakse ülevaateid. Andmekaitse tingimused muidugi peavad olema, sest see on kodanikule, see tagab selle, et on läbipaistvus inimese jaoks tema andmete töötlemise osas ja inimene saab aru, mida tema andmetega siis üldse tehakse, paremal juhul loeb ka seda, et neid hoitakse turvaliselt ja hoolikalt ja austusega. Siis nõusoleku vormid ja nõusolekute juures on tegelikult selline koht, et kui nõusoleku alusel andmeid töödeldakse, siis ei ole asutuse tavaline andmetöötlusreeglina, vaid see on näiteks mingisugune projekt, sinna juurde tuleb ka teha andmekaitse tingimused omakorda, millega inimene saab eelnevalt tutvuda. Ja siis lepingud muidugi, sellepärast, et volitatud töötlejatega tuleb teha lepingud. Lepingud tuleb teha ka, või meie oleme vähemalt pannud andmekaitsepunktid ka käsunduslepingutesse ja kõikidesse muudesse lepingutesse, millega me anname inimesele või oma partnerile andmeid üle. Ja siis on rikkumisteadete, register on muidugi suur sõna selle minu tabeli kohta, aga rikkumisteadete ülevaade peab olema ju samamoodi olemas, see tuleb ka otse üldmäärusest. Siis oleks tore, kui andmekaitsespetsialist suudaks genereerida ka juhendeid, see oleks asutuse ülesed. Hästi tore oleks see, kui asutuse sisereeglitesse integreeritakse andmekaitsereeglid, mis tähendab seda, et andmekaitsespetsialist peab olema nende dokumentide koostamisse kaasatud. Näiteks värbamise kord, näiteks kaamera kasutamise kord, näiteks töötervishoiuga seotud teemad. Hästi tore, kui andmekaitsespetsialistil oleks aega tegeleda ka sellega, et ta loob erinevaid selliseid checkliste selleks, et hinnata kas näiteks uute keskkondade kasutusele võtmist või mingisuguseid muid tegevusi asutuses. Et valdkond saaks kasutada näiteks enesehinnangu juures. Ja ka see on minu enda töös lihtsalt veel selline tulevikuvaade, kuhu ma tahaks jõuda, sest see teeks lõppkokkuvõttes ka minu enda töö palju lihtsamaks. Aga praegu see igapäevane nõustamine ja elementaarse dokumentatsiooni loomine on ikkagi päris suur maht. Ka peaaegu peale 5 aastat üldmääruse jõustumisest. Korra küsin, Liisa, sinult, et kuidas Andmekaitse Inspektsioon näeb seda andmekaitsespetsialisti rolli? Kas ta on abimees inspektsioonile või vastupidi? Andmekaitsespetsialist on selline Aki minion. Okei, nii hull ei ole, aga kindlasti nad on teatud mõttes käepikendused Andmekaitse Inspektsioonile. Nagu Merit ütles, andmeid töödeldakse igal pool, igas ettevõttes, igas asutuses ja ilmselgelt Aki ei jõua igale poole nõu andma, näpuga viibutama. Ehk et andmekaitsespetsialist on selline väike Aki oma asutuse või ettevõtte sees, aga selline sõbralik Aki. Vahel natukene karm ka, eks ole, korrale kutsuv Aki. Aga üldiselt ikkagi mõte on selles, et ta oma asutuse ettevõtte sees nõustab, koolitab, annab juhtkonnale nõu, aga samas ka võtab nii-öelda klatist kinni, kui minnakse otsusega nii kaugele ja andmekaitse teemasid ei ole arvesse võetud. Isikuandmete kaitse üldmäärus on kehtinud nüüdseks juba varsti 5 aastat. Kui palju on andmekaitsespetsialiste määratud? Äriregistri andmetel on neid 2000 ja kasvav arv. Seda on võib-olla täpse numbrina keeruline öelda, sellepärast et andmekaitsespetsialisti kui eraldi isikuid ei saa täpselt kokku lugeda, sest et selle spetsialisti määrab ettevõte või asutus ja väga paljudel asutustel
on üks ja sama andmekaitsespetsialist, nii nagu Merit on Tallinna linna andmekaitsespetsialist, aga kõikide allasutuste andmekaitsespetsialist, vähemalt äriregistri andmetel, eks ole. No nii on. No vot. Aga loomulikult ka erasektoril on terve hulk andmekaitsespetsialiste, nendel ei ole see alati kohustuslik, aga on teatud kriteeriumid, millest alates on. Äkki sa värskendad mälu? Jaa, Andmekaitse Inspektsioon pani paika üldmääruse jõustumise ajal pani paika kriteeriumid, millal tuleb määrata andmekaitsespetsialist ja laias laastus on see niimoodi, et kui andmetöötleja töötleb eriliigilisi isikuandmeid, siis 5000 klienti või näiteks ka patsiente on eriliigiliste puhul, et siis tal tuleks määrata juba andmekaitsespetsialist. Kui andmetöötlejal on tundlikud isikuandmed, tundlikke andmeid siis mõtleme andmed, mis ei ole eriliigilised, aga nad on olemuselt sensitiivsemad, asukohaandmed, pangandusandmed, siis on klientide arvu piiriks 10 000 ja kui see on täiesti tavalised isikuandmed, siis on 50 000 klienti ja vot siis sa pead sellest numbrist alates endale määrama andmekaitsespetsialisti. Merit, ma tahaks ikkagi saada täpsemat kirjeldust, kuidas sinu tööülesanded on, millised su tööülesanded on igapäevased? Tegelikult kõige suurema massi moodustab üksikküsimustes nõustamine, sest et mul on nii isikuandmete kaitse, kui avalik teave on minu nõustada ja juhtida. Ja tavaline küsimus on ikkagi see, oi, mul tuli üks kiri, mis ma sellele juurdepääsupiirangu märkeks panen, aga tegelikult hästi palju on ka palju sisulisemaid ja palju keerulisemaid küsimusi, kus näiteks lapsevanem soovib lasteaialt kaamerasalvestust selleks, et mingit intsidenti järele vaadata või midagi muud sellist, kus peab ikkagi pikemalt mõtlema. Siis on lepingud, teavitustöö, kindlasti juhendite koostamine omaenda asutuse jaoks, järelevalvekaardistused, seired, et asutuse andmekaitse tasemest oleks võimalik üldse mingisugune ülevaade saada. Siis dokumentatsiooni koostamine, kaasajastamine, sest see ei ole mingi ühekordne ülesanne, see dokumentatsiooni tuleb ikkagi update ida pidevalt ja hoida see aja ja asjakohasena. Lisaks sellele näiteks andmetöötluse ülevaate puhul lisandub andmetöötlus, mingid andmetöötlust jumal tänatud kaovad ka ära, aga see andmetöötluse ülevaade peab see kõik ikkagi ajakohaselt kajastama. Ja rikkumisteateid tuleb ka ikkagi, ma arvan, et üsna võrreldavalt Andmekaitse Inspektsiooni enda statistikaga. Väga hea, et sa mainisid rikkumisteated. Liisa, ma tean, et tõesti Andmekaitse Inspektsioonil on kohustuslik esitada rikkumisteated, et saad sa seda natuke lahti rääkida, et millal ja mismoodi? Jaa, kui andmetega juhtus mingisugune õnnetus, kas siis häkkerid said ligi või laiskusest jäid nad kuidagi kättesaadavaks näiteks internetis, ja inimese õigustele, vabadustele on suur oht, näiteks siis, kui on eriliigilised andmed lekkinud, kui parool, mõne kasutajakonto parool on lekkinud, krediitkaardi andmed, sellised, millega kaasneb selline vahetu oht, siis tuleb Andmekaitse Inspektsiooni teavitada rikkumisest 72 tunni jooksul alates rikkumisest teada saamisest ja selleks on ka vorm olemas, kus AKI on siis pannud kõik need küsimused kirja, mis meid huvitab. Aga loomulikult kõigepealt peab olema tegevus suunatud sellele, et see rikkumine lõpetada, panna kinni kõik. Palju AKI saab rikkumisteateid aastas, umbes oskad sa öelda? Circa 150, see number on kasvav. Me plaanime ka hakata järelevalvama neid sektoreid ja ettevõtteid asutusi, kust üldse pole tulnud. See ei ole eluliselt usutav, et seal midagi ei ole juhtunud. Aga korra veel teavitamisest selle sama suure ohu puhul, kus inimene võib-olla ise peaks teadma ja saaks ka ohtusid või kahju ära hoida, tuleks ka inimesi, kelle andmeid see leke või õnnetus puudutas, teavitada. Ja AKI võib ka ise öelda rikkumisteatele peale vaadates, et kuulge, te ei ole teavitanud, aga siin kindlasti tuleks, et inimene oleks ise ka teadlik, et näiteks selle konto parool tal lekkis, aga ta võib-olla kasutada seda parooli igal pool mujal ka mingi muu konto juures. Merit, ma tean, et Tallinna linnal on väga palju erinevaid allasutusi. Ma usun, et see rikkumiste number, mis teil nii-öelda aastas läbi käib, on tõenäoliselt märkimisväärne. Aga on sul ka mõni siuke hea nipp anda, et kuidas seda hallata, sest kui, nagu sa ütlesid, see jõuab ju kõik
andmekaitsespetsialisti lauale, et noh, kuidas see nagu toimib? Ja mina haldan seda täiesti tavalises tabelis, mis ei ole isegi mitte Excel. Kuhu läheb, millal toimus, mis juhtus, millised meetmed me võtame, millised ettepanekud ja siis otsustamise koht, kas me edastame selle asja Andmekaitse Inspektsioonile või ei edasta, kas tegemist on sellise kaaluka rikkumisega, et mis võib mõjutada oluliselt inimest või on tegemist sellise asjaga, mis me võtame teadmiseks ja mille järgi me sätime oma järgmised sammud siis paremini. Kas ma saan siis aru, et andmekaitsespetsialisti laua pealt käivad läbi kõikvõimalikud rikkumised ja siis seal tehakse otsus alles, kas info edastada AKI-le või mitte? Ja sellepärast on meil tegelikult esimene dokument, mis ma tegin linnas. Ei olnud sugugi mitte mingisugune nõusoleku vorm või lepingupõhi, vaid esimene dokument oli juhend rikkumisteadete edastamiseks koos sellise natuke lihtsustatud vormiga meie asutustele, kus nad panevad esialgse selle info kirja ja siis, kui tuleb välja, et tegemist on sellise keerulisema ja raskema asjaga, siis ma küsin seda teavet juurde ja edastan siis Andmekaitse Inspektsioonile ka selle rikkumisteate. Aga ma pean ütlema, et meil ei ole väga palju rikkumisi. Võime kuulda. Ja edastanud olen ma neid hoopistükkis vähe, sellepärast, et ma arvaks, et neid edastamise aastate lõikes võib olla mingi 3 kuni 4 aastas. Aga need on tõesti sellised asjad, mis ongi kaalukad ja mis on rasked rikkumised ja mille puhul ei olegi muud valikut, kui see tulebki edastada. Jah, ma ütlen, et Merit teeb seda filtrisüsteemi üsna hästi, sest on asutusi, kes saadavad iga üksiku asja peale, et kui isegi, ma ei tea, kellegi toimik jäi laua peale lahti ja keegi käis sealt mööda, siis selle peale juba tuleb rikkumisteade. Mitte, et see ei oleks rikkumine, aga see ei ole selline, millest tuleks suur oht ja millest peaks AKI-t teavitama ja seda isikut või inimest ennast. Ei, see on selline rikkumine, kus me saame õppida, et me järgmine kord enam nii ei tee. Just, et see tuleb enda jaoks fikseerida. Ega te ei taha ju ometi, et AKI tuleb õpetama või rahaliselt motiveerima. Õpetamistest rääkides, et kas andmekaitsespetsialistil on ka antud kohustus koolitada oma enda inimesi oma majas? Ja kui tihti sa seda teed? Aga see tuleb ju otse üldmäärusest. Et loomulikult andmekaitsespetsialist peabki seda tegema, see on osa andmekaitsespetsialisti tööst ja ma teen seda vastavalt tellimustele praegu veel, mis asutustest tulevad ja neid tuleb aastas circa 20. Et osad on sektoripõhised, näiteks kogu haridusvaldkonnale või kogu sotsiaalvaldkonnale koolitus. Osad on asutustesse sisse tellitavad koolitused, näiteks Tallinna Reaalkool tahtiski, et ma tuleks ja räägiks neile otse, et kogu kollektiiv oleks asjadega kursis. Ja nii ta toimibki. Liisa, tuleme uuesti rikkumiste juurde tagasi ja AKI järelevalveasutusena, et millised pädevused on AKI-le antud üleüldse uurida mingeid rikkumisi ja nendega tegeleda? AKI-le on antud väga laiad pädevused, nii siseriiklikus õiguses kui ka üldmääruses, ehk et me igal juhul on meil piisavad vahendid, et jõuda sinnamaani või asja tuumani öelda, et mis siis juhtus ja kes oli süüdi või mis iganes on oluline selles osas. Aga jah, meie esimene suund või tegutsemissuund on ka alati rikkumise lõpetamine. Ja kui andmetöötleja pole sellega ise hakkama saanud või arvab, et ta teeb endiselt midagi õigesti, kuigi selle tulemusel võib-olla rikkumine aset leidiski, kas oli kasutusel mõni vana tarkvaraplatvorm või muud sellist, siis me kannustame neid ettekirjutusega ja sunniraha hoiatusega ja aeg-ajalt peame siis selle sunnirahaga nii-öelda täitmisele saatma. Ja reeglina on see mõjus, vahel ei ole nii mõjus. Aga juhtumite puhul, kust kirgab välja erilist laiskust, lohakust ja hoolimatust, siis nende suhtes me alustame väärteomenetluse ja hakkame siis vaagima, kas saab jõuda trahvi määramiseni, mis võib olla kuni 20 miljonit, me ei ole määranud nii suurt trahvi.
see sõltub ju ettevõtte suurusest. Aga teine juhtum on, kui asutus ise ei olegi midagi untsu teinud, aga töötaja või ametnik on oma õigusi kuritarvitanud, et kui tal on juurdepääs tööülesannete täitmiseks erinevatesse registritesse näiteks ja siis tal tuleb pähe minna vaatama naabrimehe kohta või eksabikaasa kohta ja see tuleb välja, siis ka nemad meile väärteomenetluse raames laua taha satuvad ja enamasti ka rahatrahvi saavad. Aitäh sulle, Liisa, selgituse eest ja ma tegelikult kõige lõpetuseks viskaks teile siia ette ühe põneva arutelu. Me kõik oleme kuulnud linnalegendi teemal, kuidas andmekaitse takistab alati. Aga kui mõelda nii, et kas andmekaitse oma olemuselt on arengu ja innovatsiooni kaas, kiirendaja hoopis või siis tõesti on see pidur? Mis te arvate? No ma ütleks selle niimoodi, et Maarja, kas sina istuksid autosse, kus ei ole pidurit? Või turvavööd? No eks ole. Et ega pidur siis ka kurjast ei ole. Pidur on siis kurjast, kui ta peale jääb ja üldse enam sõita ei lase, aga andmekaitse ei ole selline kinni kiilunud pidur. Andmekaitse lihtsalt kannustab läbi mõtlema need andmetöötluse toimingud ja mis pikas perspektiivis tegelikult hoiavad aega kokku, sest et kui sa oled teinud lohakalt, andmed on lekkinud, siis võib tulla andmekaitse inspektsioon ja kogu töötluse peatada, kuni sa ei ole oma asja läbi mõeldud ja korda teinud, et siis sa jääd ju palju rohkem toppama, kui alguses juba kõik korda tehes. Ja Merit, sa ka enne mõtlesid, et asjad ju saavad alati ikkagi tehtud. Enamasti, ma olen ka keelanud ja ei olegi saanud teha mingisugust projekti päris sellises mahus, nagu on soovitud, aga ega projekt tegemata ei jää. Ja Liisat täiendaksin veel sellega, et väidetavalt, kui autodele leiutati pidurid, hakkasid autod kiiremini sõitma. Ja kui meil täna on olemas õiguslikud alused õigusaktides ja me saame neile toetuda ja siis ma arvan, et ka innovatsioon on palju kiirem ja palju tõhusam, sest et ühest küljest on õiguskindlus tegutsemisel ja teisest küljest on edasiminek tehnoloogia kasutamisel. Aitäh teile nüüd huvitavate mõtete eest!